Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Saate toob teieni Kiven. Kaasaegsed ja inspireerivad juveeliehted. Ja rõõm on taas alustada meie podcasti, mis on 4. hooaja teine podcast. Ma ei saa aru, Anu, ma ei tunne sind ära. Ma saan aru, et sa oled otsustanud vagaks neitsiks hakata. Ilmud välja nagu mingi kloostrikooli kasvandik, rist kaelas. Või sul on mingi uus mees, kellel on mingid sellised fantaasiad, et sa peaks nunn olema? Piret. No? Meeste räpased fantaasiad, sa oled tõesti õigel teel. Me võikski nendest rääkida täna suures. Seda enam, et sa... Ma olen õudselt räpane. Ma ei tea, mis fantaasia see on, see ei anna mulle rahu. Ja ma sain sellele räpasele fantaasiale ka kinnitust, sest nii kui ma astusin siia stuudiosse, meil oli fotograaf ja ma tulin sealt trepist alla klips-klaps ja kui ta nägi mind nurga tagant, no see ei ole minulik kostüüm, siis ta ütles, vau, ja ta erutus. Sa nägid? Jah. Ja saad aru, ma ütlesin sulle just meigi toas ka, et või me arutlesime sel teemal. Ja no, mida rohkem kurguni sa kinni nööbitud oled, aga siin peab olema natuke selline koolitüdruku touch võib-olla. On ju selline natukene, et olen süütu, aga natukene rikutud. Just, et see ikkagi toimib. Ja seda on hästi paljud disainerid, moeloojad ka rõhutanud, et seksikus ei ole see, et kui sul on tissid paljad ja kõrva taga surutud siia kuidagi dekoltee ja tissid kokku surutud ja kleit või pluusike nabani. Et see ei ole sugugi seksikas, et seksikas on just selline mingi ootamatu kombinatsioon rõivastusest. Et antud juhul siis ma mäletan, et Chanel, vaata, tema oli ju kunagi sellises, ma mõtlen, kuidas ma ütlen seda, et ta oli siis jalgavaimu, issand jumal, ma hakkas praegu mõtlema, ma ei suuda eesti ja soome keelel vahet teha. Konkubiin, aga tol ajal enam konkubiin ei olnud, ta oli nagu siis ülalveetav naine. Kõnab ka räpaselt. Armuke, jess, Piret. Jalgavaimu. Jaa, jalgavaimu. Ma ei saa üldse aru soome keelest. Sellest ma ei julgenud seda kohe öelda, see kõlab nii õudselt. Ta oli kellegi armuke, keegi maksis. Ja vanema ja härrasmehe, mitte nii väga, aga sellise vanema härrasmehe armuke, ja kui ta alguses ajas endale nii-öelda jalgu alla ja seda vanemat härrasmees siis ümbritses selline seltskond, kus oli hästi palju bordellides töötavad naisterahvaid või siis lihtsalt selliseid seltskonnadaame. Issand jumal, mind kutsuti aastaid, kusjuures seltskonnadaamiks. Siis, ja need olid ta ümber ja sellele korraldati selles suures Häärberis korraldati hästi palju pidusid ja Koko oli siis seal ka, aga teda ei võetud nagu seltskonda, sellepärast, et ta oli selline natuke nirakas, ütleme niimoodi, aga ta oli pisike kähmakas. Pisike kähmakas on õige nimi ja kuidagi rõivastus ka nagu kummaliselt nende teiste ülejäänud naiste arvates.
ja naised olid siis alati, no loomulikult dekoltee oli nabani ja kõik võlud ja ilud olid letti löödud ja siis ükskord siis Coco ikkagi julges piiksatada, kui oli jälle mingi pidu tulemas, ta oli tihtipeale väga solvunud, et teda peideti magamistuppa, loomulikult ta ei olnud nagu siis parketikõlbulik. Jah, seltskonnakõlbulik ja siis ta ükskord, aga ikkagi ta nendest konkubiinide seast üks punapäine näitsik ikkagi kuidagi ta sellega sõbrunes või sõbranjenes ja siis ja sellele ikkagi midagi Coco nende rõivaste juures meeldis, ta tegi neid rõivaid ümber, kus juures selle siis, kelle armuke ta oli, selle meesterahva rõivastest, ta võis võtta meeste särgi või võttis meeste üle ja just ülikonna ja hakkas neid nagu redisainima, ümber disainima. Ja seal ta midagi jälle nikerdas ja siis oli jälle mingi maskipidu või selline suur kostüümipidu. Ja ma tahtsin midagi õudsemat öelda, õnneks sa said sabast kinni ja orgia oli tulemas ühesõnaga. Ja siis ta ütles sellele oma nii-öelda uuele sõbrannale, et kuule tead, et tee midagi täiesti totaalselt teistmoodi. Et ma teen sulle ühe sellise musta kleidi, seal oli ka samasugune taoline valge kraeke, ja nööbi ennast kurgu nii kinni, et sa oled ilus naine, sul on imeilus nägu, sa oled veetlev seltskonna daam, sa räägid hästi, sa oled lõbus. No mehed anyway armastavad sind, aga šokeeri neid, üllata neid. Ja ta tegi talle siis sellise toreda kleidi, no absoluutselt, kui ma seda Carmen Pedaro pidžaamat kusjuures nägin, ja tema on ju ka supermodell ja ta on ju Pariisis töötanud ja järsku see on saanud nagu mingisugust touchi suurlinnast. Coco'st isegi, sest et seal oli, selles on midagi Coco Chanelilikku ja tegi talle sellise kleidikese ja see punnis vastu viimase hetkeni, ma ei pane, mitte midagi ei ole näha, isegi mu kaunis kael on peidetud, noh see on skandaal, see minu David, kes tal siis see kõige suurem rahastaja ja armuke oli, see ei taha mind enam näha, viskab mind üle parda ja siis Coco ikkagi veenis teda ja mõtle, ta läks siis sellele peole ja see oli õhtu kõige suurem saksee, ehk siis edu moment sellest, no mehed olid täiesti hullumas, mitte ainult tema oma David, vaid kõik ülejäänud konkubiinide siis armukesed ja olid parvesta ümber nagu mesilased, see erutas neid. Erutas see, et nad saavad naisterahva lahti pakkida, mis on ka hästi oluline. Et tihtipeale küsitakse, et mis mõttes, et mis te topite neid rinnahoidjad ja siis te panete üle mingi korsetikese ja püksikuid ja negligee, kombinee, püksikesed, siis sukatripid, milleks neid veel vaja on, eks ole, ja siis sukakesed ja ei, see on vajalik. Meestele meeldib see, et nad saavad sind nagu lahti harutada nagu mingisugust kingitust. Et see on jäänud järsku lapsepõlvest, jõuludest mingi selline või konstruktorid. Just, saavad lahti võtta, mehed tahavad lahti võtta. Ja veel üks hästi huvitav asi on see, miks võrksukki soovitan. Et see pidi tähendama nüüd seda ja eriti kalameestele meeldib kõrgete ja sa oled õigel teel, kõrged kontsad ka veel all. Et kui sa oled nendes võrksukkades, kõrged kontsad all ja siis kõnnid niimoodi ja täpselt nagu näkk natukene seal meesterahva ees või ümber, siis mees vaatab, võrku kinni jäänud kala, ma pean ta päästma. Ja siis ta veel koperdab ka nende õudselt kõrgete kontsade, tikkkontsade otsas, sest ta on nii abitu. Ma tõttan appi, mu armas, mu kallis inglike, sa vajad abi. Ühesõnaga, et kõik sellised asjad, mis tunduvad meile võib-olla arusaamatud või mõtleme, et milleks need vajalikud on, siis need on väga, väga vajalikud, et natukenegi tõsta seda iha kuidagi esile või noh, eriti ma soovitan, nüüd ma annan väikse nõuande ka, et eriti kui te olete mõnda aega juba koos olnud, see esmane armulööm ja see kõik see excitement on nagu
lahtunud, noh, see juhtub alles aastate pärast, no maks 3 pärast, no 2 pärast, aga 3 pärast maks. Siis on ka, et siis sellised väiksed rosinakesed või see väike restart, et jumala pärast hankigi endale uus pidžaama, siidist kindlasti, sest kõik asjad, mis on käe all nagu meeldivad, et ärge hüpake voodisse kohe alasti. Ei, pange endale mingi kallis pidžaama selga ja võt sellest ma ei saa naiste puhul ka tihtipeale aru, et nad mõtlevad, et kui nad panevad ennast riidesse nagu prostituudid, ma mõtlen isegi nagu aluspesu osas, noh ka punnitab siit ja siin argi vahel on ka mingi pragu ja hästi palju pitsi ja sätsi ja glitterit ja siis saabuvad niimoodi sinna magamistuppa. Ma arvan, et ei tõuse ikka paljudel selle peale. Ehmatab ära. No, pigem ja ma arvan, et kui sul ei ole ikkagi Prantsuse bordelli kogemust ja proua on käinud kusagil shoppamas ja mõtleb, et ta niidab härra jalust ja noh, härra on parimal juhul rannas naisi piilanud, siis ikkagi ütleme niimoodi ei tööta. Ei tööta, aga mida ma soovitan, et on see, et on kaunis pesu. Just, et pigem lihtne. Rõhuge selle kvaliteedi peale, lasta olla kallim. See, tavaliselt need pitsets ja need on odavad ka. No mitte kõik loomulikult, aga et sellise kallima peale, et oleks puhas siid. Siidi puudutus on ikkagi ülim teile endale ja loomulikult sellele, kes seda katsub. Ja on ju nii seksikaid, ilusaid selliseid siidiseid öösärke, mis nagu kogemata valguvad, libisevad su pealt ära niimoodi aeglaselt. Ja kui ma praegu võtaksin ka, hakkaksin siin vaikselt neid nööbikesi lahti võtma. Mul hakkab juba kuidagi veid. Hakkab veider või? Mul hakkab veider. Isegi minul hakkab veider. Et kui ma hakkaks neid vaikselt lahti nööpima siit või et tema hakkab neid vaikselt siit lahti nööpima. Mõtle, kui imearmas selline see hetk või selline kerge ootusärevus ja siis on seal selline, no lõhna ei tohi ka muidugi unustada, et seda ei tohi liiga palju olla. Ja seda ei tohi palju olla ka selle pidžaama all, et piserdage mitte pidžaama peale nüüd, kallile siidist pidžaamale jäävad plekid, laigud jäävad muidu peale, aga selline 10 minutit enne, kui üldse hakata seda midagi siin endale tõmbama, siis piserdage ennast selle lõhnaga juba kokku ja siis ta läheb teie pooridesse nahka ja siis kui te veel eriti, kui te hakkate nüüd siit ennast avama niimoodi, siis mõtlesid, tuleb see meeldiv lõhn hüppab välja. Kusjuures meil oli ka üks küsimus, nüüd me saame selle lahedasti ära vastata. Kas see, kes küsis sinu kinkide fantaasiate kohta või milline? Ei, see lõhna kohta, just üks oli konkreetne. Minu meelest me oleme varem sellest siin podcastis rääkinud ka. Kuulake, vaadake järgi, meil on seal väga palju põnevat, aga oli just see lõhna teema või siis ma olen heade tüdrukute stand-upis sellest rääkinud, et tegelikult sul võiks kogu aeg, sa võiks lõhnata hästi, mitte ainult siis, kui sa oled endale midagi peale piserdanud või ennast hea kreemiga. Üldiselt inimesed pesta ennast. Ei no pesemine, see on täiesti normaalne pire. Me ei saa hakata täiesti A-B-st pihta. Pesemine on A ja O. Aga ma mõtlen just seda lõhna teemat, et jaapanlannad on ikkagi teevad seda, et joovad seda roosi teed hästi palju, roosi vett. Ja kui sa seda piisavalt kaua mingi hea maitsega üldse tooteid, täna ma vaatan ka seda, et ma paneks number 1 hästi kvaliteetseid tooteid suhu ja siis ja nendel peab olema ka, kui juba midagi, šampanja lõhnab minu jaoks hästi, et kui ma šampanjat palju joon, siis ma lõhnan nagu šampanja, kui ma söön šampanja kooki, tassikooki, siis ma lõhnan hästi, aga kui sa jood roosi teed ja roosi vett pidevalt, siis see tahes tahtmata, see läheb su organitesse ja pooridesse ja kui sa higistad, siis sa higistad puhast roosi aroomi. Minu arvates see on nagu, ütleme niimoodi, et see on meie küsimuste klassika. Mis on see roositee, mis pani Anu hästi lõhnama? Seda roositeed ma vaatasin nüüd väga harvades kohtades müüakse enam, sest kõik on ära ostnud selle. Siin esimestest podcastides isegi võib-olla paljastasin selle, milline see on ja kus seda saab. Aga nüüd ma ei paljasta, sest ma läksin seda hankima ja seal ei olnud seda enam. Ma tegin märkuse sellele poekesele,
vanalinnas. Aga see on nüüd selline, et see ei ole, paljud mõtlevad, et roosiõied on ära kuivatatud ja tehakse sellest teed. Et ei, et see ongi päris veelõide puhkemata roosid, roosinupud, sellised piisikesed, roosad, punased nupukesed, mis siis ei lasta isegi õitsema puhkeda, või nad kuivatatakse õigel ajal ära. Siis nad on müüakse kotikestes ilusti ja siis sellest teedki. Pluss juures asja ajab ära ka tegelikult kibuvits, et ma soovitan suvel kuivatada kibuvitsa õisi. Ja ei, mitte õisi, vaid isegi kibuvitsa marju, sest sealt tuleb täpselt ja isegi võimsam aroom. Et mul oli kunagi tore sõbranna, kes teeb nüüd uut õli, Tooditši nimelist, aga tal oli ka saaremaine õli varem, et seal oli üks kehaõli, vot kurja, ma pean ta käest küsima, et kas nüüd selles sarjas, kus on 12 uut õli, on ka see kibuvitsa marja just oli ka sees. No see oli mu absoluutne lemmik, see oli tõesti, no ma panin seda igale poole. Sissepoole, väljapoole ja et ma ei joonud seda ausalt ja et ma ei praadinud sellega midagi. No ta oli nii puhas toode lihtsalt, et seda tõesti võis, pisut kallivõitu oli, aga tõesti hea. No sellest õlidest nüüd rääkides, siis see Tooditši on nüüd siis teinud 12 tähemärgile siis uued õlid ja me jõuame siis täna sõnnini. Eelmises saates oli meil Jäär, kes olen siis mina. Sarviline. Ja minu sünnipäevaks tehti tore Jäära tüdrukuõli ja nüüd on sõnn, aga sõnn on minu jaoks selline, Piret, sa võid siin lugeda, ma ei tea, kas sa näed, no, mis seal sees on, et peidab endas tähtkuju müstilist maailma, kehaõli, siidine, luksuslik kehaõli. Ei, seda pole vaja lugeda, vaata, mis koostisosad on. Patšuli, kardemon, ilang. Nii. Ja kõik kolme sorti ja rohkem ei kasutata. Et sellest piisab täiesti ja sõnni puhul on selline tore asi, see läheb meil muuseas ka loosi, üks selline õli. Õnnekristall on seal. Ja siin on ka õnnekristall ja see on karbi sees. Siaku, oi, roosa kivi selline. Ja, väga ilus. Mina olen selline, kes paneb padja alla ka kivi. Ja siis see läheb loosi meil ja sõnniga on üks selline tore asi, et sõnnid pidid olema väga head armastajad. Ja kui ma hakkan nüüd nende inimeste peale mõtlema, keda ma sõnnidest tunnen, siis see on täiesti tõsi. Vaata, muidu mõtled, mis see sõnn on. Nad on üsna maised, aga samas on nad väga kirglikud ja jõulised. Nad on kirglikud, just seda ma tahtsingi öelda, hästi kirglikud. Et nii palju, kui minul kogemusi on. Et selles mõttes on hästi huvitavad. Nii, me jõudsime nüüd sinnani. Sööge, tarbige ja määrige endale sisse ja välja selliseid asju, mis ikkagi nagu, mitte ainult teile endale ei tekita meeldivat meeleolu ja tunnet, vaid ausõna, see on tõsi, te sisenete kuhugi ruumi ja inimesed juba teavad, et olete seal. Mul on isegi töö juures öeldud toimetuses. Ma võin sealt teises maja otsas olla ja mulle tuleb keegi ütlema, ma tean, et sa oled majas, sest sinu lõhn kõnnib siin majas ringi. Ja mul oli üks hästi tore armukega kunagi, kes nii armsalt ütles, et kurat, ma ei saa öelda, kus see oli, siis tuleb välja, kes see oli, aga see oli ühes teatris. Läksin teatriproovi ja tema seal üleval tegi proovi ja ma tulin juba alt välisuksest. Saad aru? Ja siis ta hiljem ütles mulle, et issand Anu, sa ei kujuta ette, kui õnnelikuks ma iga kord tegin. Või kui sa olid isegi publiku seas, ma tundsin su lõhna ja see andis mulle nagu nii palju. Tollal ma elasin Ameerikas ja muidugi siin võib-olla olid need 90-ndad või mis iganes siin olid. Siin ei olnud inimestel midagi hästi. Ja ma käisin haruarva siin külas ja siis ma arvan, et see oli ka vapustav, mis lõhnaga ma nagu ilmselt tulin, ega ma siis ei adunud, et midagi oli teistmoodi. Mul oli lihtsalt oma lemmiklõhn, mida ma kasutasin pidevalt. Ja ma tean, et ka mu endine pinginaaber, ma läksin talle külla, saime kokku ja siis ma ütlesin kogu aeg, mis sul viga on, et keele ei ole talle neelanud või et mis on nagu, ma saan aru, et sa oled rõõmus mind nähes ja kõik, aga nagu, et sa oled kuidagi jäätunud või jäigastunud. Anu, ma ei saa, ma lihtsalt ei saa.
see nagu lõhnad teistmoodi, see on nagu nii vapustav, et ma ei saa nagu aga välismaa inimesed lõhnasidki sel ajal teistmoodi. Ma ei tea, see ei tulnud ka võib-olla sellest, et inimesed siin pesid ennast harvemini, aga noh, kui sul oli valida, eks ole, Poola ja Saksa TV ja Orta vahel, et need asjad ei lõhnanud kesti. Müüdi ammu siin juba igast oopiumid ja ka läänid. Ja võib-olla müüdi, aga see oli kuidagi teistmoodi, sest ma mäletan seda, et oli mingi grupp, välismaa grupp, et need inimesed olid läinud läbi ruumi ja sa said teada, kus nad on liikunud. No sellepärast, et nende sigaretid, nende šampoonid, lõhnaõlid, et need lõhnasid kõik teisiti. See oli hoopis teistsugune maailm. Et see võib-olla oligi nagu ära ütle, et võib-olla oligi selle, sa mõtled, et ta seda efekti täna ei saavuta, saavutab küll, seda saavutab tead kuidas, mida mina olen omakorda avastanud. No nüüd ma teen kohutava antireklaami muidugi, ma ei tea, võib-olla mind lüüaks, meil ei ole pärast sponsoreid enam. aga nimesid nimetamata ma ei lähe ostma neid lõhnu, mida ostavad kõik inimesed, teate küll kust on ju. Ja teate, mis lõhnad? Ja, kõik need klassikalised lõhnad on ju, kõik need brändi nimed suured. Ma ei saa neid osta ja ma ei saa ka ükskord ma väga vabandan kaubamaja, seal on üks hästi tore lõhnatuba, mille suur klient ma ka olen, nii et kõik on väga hästi. Te olete muretsenud, siin on väga õigeid lõhnu, mis on mind isegi jalust rabanud, sest nad on väga nišikad ja teine on siis crème de la crème, kust ma ei saa kunagi soodukat, sellepärast nendel läheb ilmselt nii hästi, on ju. No, see on samamoodi Viru keskuses. Nii see selleks. Aga mis ma olen ühe veel erilise asja avastanud, on tegelikult Araabiast hangitud lõhnad. Et tšau siit Miale, kes töötab ühes kohas, mitte permanentselt, aga hästi tihedalt siis reisib Araabia maade vahet. Ja tema peal ma tundsin ka selliseid kummalisi, hoopis mind vapustavaid lõhnabukette ja ma olen hakanud paluma talt, et ta tooks mulle, ma valin mingid, tal on seal erinevaid. Seal segatakse koha peal? Jaa, koha peal. Ma olen lasknud ka ise segada seal, kui ma olen käinud täiesti müstilisi asju kokku. Aga nüüd ta toob mulle neid sealt ja saate aru, see tasub ennast ära, nad on ropp kallid, nad on tõesti parfüümid, kuningannad. Aga kui te sealt võtate, vabandage väga, mõni võib maksta, ma ei hakka nimetama, ma ei taha inimesi hulluks. Jaa, aga seal te võite aastaid kasutada seda, te võtate selle tilgakese, ärge isegi õõruge, see õõrumise värk on ka vale, las ta imbub rahulikult, aeg on, et pange, ma panen siia kuklasse tavaliselt, see on kõne koht, mis teate küll. Veri liigub, inimesed tunnevad seda lõhna, iga kord, kui sa liigutad. Just, ma panen ka siia põlveõndlatesse. See pidi olema väga erogeenne tsoon, ütles, et Kärsil ma käisin just koolitusel. Nägid, ma pole koolitusel käinud, ma tean ilma tema abitagi, kus on õiged kohad. Miks sina ei ole hakanud neid koolitusi tegema? Ma ei saa aru. Räägi edasi, kuhu veel tuleb lõhnaõli panna? Varbavahedesse kindlasti, sellepärast, et osadel meestel on ikkagi varba fetiš. Lutsutada varbed? Jaa, pediküür olgu alati tehtud ja varbavahed lõhnastatud. Kõige õudsem asi on, kui te leiate karvarullikesi varbaste vahelt. Või küpsisepuru võib küll rindade vahel olla, see on täiesti okei. Aga see oli juba nii räpane fantaasia, et ma olen täiesti šokeeritud. Kas sa ei ole kunagi pannud vahukoort rindadele ja šokolaadi? Ei. Vaikus. Ei. Ma saan aru, et sa oled nagu vähe sellest, et sa oled vahukoores ja rinnahoidjaga poseerinud, sa nagu vabal ajal korra nädalas teed omale vahukoorest rinnamassaaži. Ei, seda teeb ikka keegi teine. Ikka keegi teine teeb. Šokolaad, vahukoor, maasikad, jääkuubikuid ma olen. Kuule, see oligi minu tegelikult selle tassikoogi idee, mille ma hiljati siis lansseerisin. Ehk siis seal on täpselt need asjad, šokolaad, vahukoor ja maasikas. Et see peaks ka olema nagu pigem. Ja, et see tegelikult sa võtad ja hangid selle koogi, viid oma kallimale 4 tükki soovitan. Ühest ei piisa.
oota, mitu auku inimesel üldse on? 1, 2, 3, 4. Kas nabaauk läheb ka arvesse? Nabaauk läheb arvesse raudselt, aga ma ei tea, kas 5, 6. rohkem. Oota, arvuta. Silmaaugud lähevad ka arvesse? Jaa. 7, 8, suu 9. Nina ütlesin juba, on ju. Nii palju tassikooke? Ei, see piisab 4, piisab täiesti. Et siit te saate kõik need komponendid, kuhu erinevatesse kohtadesse siis seda... Et seal on korraga šokolaad, vahukoor, maasikad, šampanja. Kõik vajalikud elemendid on ja väga vähe suhkrut. Just, ja ärge alustage kohe sellest, et te lööte hambad sellesse kooki. See koogiga võib igasuguseid muid põnevaid ja vallatuid asju teha. Siin on minu arvates ka kirjutatud peale nendele soovitusi. Lakumind. Šampanjatar, lakuvurrud puhtaks oli ja armasta mind, nooli mind. Kassidel on pidu, on siia kirjutatud. Just. Kas loosungid on sinu omad? Jaa, mina limpsi mind. Just, nurr, just. Et see on natukene ka selline, ütleme nii, et see kook on natukene ka mänguasi, seks mänguasi, moodne. Et ma sain aru, et sa üks päev rääkisid meie podcastis, et sa kardad oma vaga koristajad šokeerida kõige sellega, mis sul korteris võib olla laiali. Et kui suur sinu arsenal siis on erinevatest lustimisvahenditest? Ma saan aru, et infrapunatekk ei kuulu nende hulka, aga ja ilmselt see mask, mida me siin vaatasime eelmine kord, ka mitte. Ja ega meil on üks uus surin siin. Näe, see surin, õlisurin. Magamistuppa. Ja las inimesed mõtlevad, oota, see käib siit lahti, nii, selline surin. Siin kuuluvad kõik need 10 auku, mida Anu ennem lohed. Ja, siin on täpselt 10 seda. Aga ma ei tea, kuidas need kõik augud korraga nagu ühte pindalasse laiali laotada. Siia pannakse õli, siia auku pannakse õli, siia, näete, läheb sisse täpselt ilusti. Meeldiva aroomiga, võib tuua Araabiast ülikalli. Just, siis vajutate nupule, kus juures saate rahulikult USB-ga laadida. Just, mis on ka väga oluline. Ja siis vajutate nupule, mul on praegu laadimata see, ja siis hakkate suristama. Oi, kui mõnus. Aga see käis ühte teise kohta. No seda soovitab, nüüd mis see firma oligi nüüd, issand jumala, siin reklaamime igasugusju firma nimesid, jätame kõik ütlemata. Kelle omas oli? No nii, palun väga. Siin on peal kirjutatud Electric Massage Brush, aga mis firmalt see on? Oi, nüüd me läksime omadega. No jah, et igal juhul on siuke device olemas ja võib saate toetajate hulgast vaadata, kes selliseid asju teeb. Ja see ilmselgelt, kas pea on ka erogeenne tsoona? Jaa, et sellega tegelikult saab siis masseerida kõiki neid toredaid õlisid. Meil on... Kas meil oli seal juukse mingid ampullid, vaata seal kookide ees on? Need on juukse ampullid, need on platsenta aktiiv. Just, et see on juuste hoolduseks just kevadel. Et võtta sealt üks ampull välja, näiteks sa saad sellega siia tühjendada ja siis ja masseerida selle ampulli lihtsalt endale siis peanahka, et siis... Aga oota, kuidagi poolik lahendus oli see, et ma saan aru, et kui sa oled nagu siit pijamas, siit negližees, kurguni kinni nööbitud, lõhnastatud, joonud roositeed, mis saab edasi?
oota, millal saab edasi? Ei no selles mõttes, et mida saaks siis nagu veel teha, et millega muuta siis kõik elamused hurmavaks? Ei, no sa mõtled seda, et vaata kõiki neid asju ei tohi korraga välja käia, et ma nüüd... Ja, seda tuleb... No roositeed soovitan kogu aeg juua, et see lõhnata tuleb hästi permanentselt. Aga et sa nüüd kõiki asju korraga, et nüüd täna tulin 4 koogiga ja siis veel panin õli sinna, hakkasin sellega veel toimetama ja siis no ma ei tea, mis sa siit veel leiad põnevaid asju, et kõiki asju korraga ärge tehke loomulikult, et üllatage step by step. Ja ma mäletan, ma nii palju, meeste pealt nii palju ma õppinud olen ja vanema naisterahvana eelmises saates käisime välja ka siis selle suurepärase numbri, mida ma hiljuti tähistasin, et mis ma täheldasin nagu meeste puhul oli see, et kui ma nägin, et mul hakkas üks suhe väga jahtuma, siis oligi üks hetk, et mõtlesin, et vaata, sa ei saa nii äkitselt minna, et nüüd hakkavad toimuma igasugused asjad. Äkki sa oled kodus ja sul on uus pesu, uus pidžaama, uus soeng, mingisugused vidinad on järsku kõik magamistuba. No liiga palju. Tuleb sidumismängudega välja ja mees põgeneb kabuhirmus. Just, et liiga palju see ehmatab meest. Mees on tegelikult loomult argloomake. Päriselt. Jaa, ükskõik kui machot, aga ei mängiks. Et ma hakkasin teda üllatama selliste väikeste asjadega, mille hulka kuulusid ka elamused. Näiteks ma mõtlesin, et ma toon mingi näite, täiesti X näite, eks ole, et kuule kalligis, et ma seal, mul on selline suurepärane idee, et läheme nagu sellisesse hapniku sellistesse nagu kookonitesse, sinna sai 2 ka minna, oled seal mingisugune pool tunnikest, mõtles, saad nagu tohutult, saaks nagu läheks Alpidesse, on ju. Topping. Kõik veri vahetub, ilma Mati Alaverist. et näiteks selliseid protseduure tegime, siis mõnikord ma ütlesin, et kuule, et läheks sellesse, kuidas seda kutsuda, krüa mingisugune see... Krüolüüs, et see külm. Sa lähed sinna tohutusse jääkülma, -100 on seal, on ju. Ja siis lähed, paned neile mütsi pähe ja sokid jalga. ja sokid kätte. Ja oled seal nagu. Ja siis mingid sellised kummalisi asju, nagu mis nagu, ta ei olnud kogenud selliseid asju, ta nagu ehmatas selles mõttes positiivselt ära, ütles, vau, et nii äge, et nagu excitement, et mehed on nagu väikesed lapsed, kes tahavad nagu sellist, nad tahavad tähelepanu, see on selge, aga nad tahavad ka uusi mänguasju. Et seda tasuks meeles pidada. Ja 3. asi, mis ma kindlasti ütlen, kui mees midagi hangib, ongu see tööriistad või uus auto või... Sa pead nagu ütlema, vau. Ja sa pead nagu kiljuma rõõmust, mitte nüüd nagu mitte niimoodi nagu, aga olema vaimustuses. Milline akutrell. Ei, sa pead kuidagi, see on nagu liiga selline, selle ta närib kohe läbi, et sa teeskled praegu. Kui sa hakkad seal imed, milline akutrell, ma olen nii vaimus, siis räägi sellest palju lähema. Kas sa tahaksid oma talvereffidest rääkida? Kas need on lamellid? Ei, lihtsalt, vaata, on selline asi ju klassika, ma toon klassikalise näite, ma ei mäleta, kes mulle seda rääkis, on ju. Ja mul on endal sama situatsioon muuseas olnud, ma käisin oma ühele mehele kogu aeg pinda, et vahetame auto välja, on ju. Ta nagu iga kord, kui ta seal mingi uue autoga jälle tuli, on ju, ma ütlesin, jumal, issand, sa oled ainult ise enda peale, see mahub ainult 2 inimest, on ju, et sina ja sinu armuke, on ju. Aga kuhu me lapsed panema, koerad, kassid, on ju, et sa ei mõtle üldse, et sa mõtled ainult ise enda peale. No ja kogu aeg kritiseerisin, on ju. Ja siis keegi ütles mulle, aga kujutad ette, nüüd ta sõidab selle oma uhke kabrioletiga siis töö juurde, seal plõks ilmub sekretär välja ja vaatab seda autot, ütleb, vau, kui äge, kuule, meil on täna pikem lõunapaus, läheme sõidame, et see on nagu utreeritud praegu, aga ala on ju, et miks siis ei võiks juhtuda sama asi, kui mees tuleb uue mänguasjaga koju. Ja miks ei võiks öelda, et see on tore? Jah, lihtsalt lausetega öelda, oi kui tore, lähme proovime või et päris põnev, täitsa seksikas, et kuule, et vau, et see on nagu ikkagi kingitus sulle ju ka. Et kui sa seda nagu võtad nagu kingitust,
naudid, mitte ei mõtle selle peale, et lapsele on uusi talvesaapaid vaja, eks ole. Samal ajal ketrab võib-olla küll on ju, või no talvesaapad on võib-olla nadi, aga no võib-olla majal on uut katust vaja on ju. Sina tuled siin oma mingi autoga ja sa nüüd siin ja just, siis tegelikult kui sa seal hakkad neid asju võrdlema, siis see asi on võib-olla väärt seda, see võib olla võti sellesse, et te olete tegelikult, kui sa oskad jagada teise rõõmu ja vaimustada ka teise inimese asjadest, et see ikkagi pikendab teie nagu sellist seda kooselu võib-olla, aga ikkagi seda nagu seda särtsu natukene, et see nagisemine, virisemine ja kidisemine, see on üks kõige jubedamaid asju. No ma tean ju miljon korda enda käest seda, tuleb inimene koju, mul on pooled asjad seal tegemata, on ju. Kusjuures klassika oli see, ma tean Ristomäe, et ütles, et pidi ära minestama iga kord. Ma räägin teile jalo. Mina olen ju kohutav tolmuime, mul on käib koristaja. On ju, ja meil käis varem ka koristaja, siis kui ma elasin oma eelmiste meestega koos. Aga ma olen ikkagi selline hull, et no korista käib korra nädalas, ei käi iga päev, ärge mõelge, et me nii rikas olen. Ja vahepeal on ikka vaata, sa näed, on mingi puru maha läinud või midagi on seal kuidagi on, ei ole. Ja ma olen kogu aeg nagu see ikkagi, kes imeb kõik väiksed asjad. No mulle ei meeldi lihtsalt, mulle ei meeldi see tolm. Aga minu meelest naljakas oli see, et kui ma olin kodus ja ma teadsin 100% mu mees on ära. No ma ei hakka lokke rulle ka pähe panema siis, kui mees on lähedal kuskil või näomaski tegema mingit hirmu äratavat või võtan tolmuimeja kätte ja siis rullin seal sellega on ju ringi. Või ei tee mingeid harjutusi, eks ole, parasjagu. Ma ei taha mehe ees teha neid asju, ma ei taha, et ta mu salarelvad nagu pihta saaks, eks ole. Kus see ilus nahk tuleb, kus see kaunid kiharad tulevad, on ju. Kus minu sportlik vorm tuleb, on ju. Ja see oli nagu 100%, ma teadsin, et ta ei ole isegi linnas ja mina see, kusjuures, mis kõige naljakam oli, ma armastasin seda teha paljalt. Koristada? Jaa, ma ei tea, no suvel palav, no oli selline korter, mina ei tea, kuidagi olin paljalt seal põhimõtteliselt alati. Ja ta tuli alati nagu mingisugune koer, nagu mingi hea lõhna peale. Ta teadis, et siin toimub midagi. Me juba naersime, mõtlesin, see ei saa olla võimalik. Sa tuled alati siis koju, kui minul on jälle see tolmuimeja käes seksikalt, on ju. Kas see pakkus sulle mingit naudingut? Ei tea, aga see lõppes küll naudinguliselt alati. Nii et ma tahan, kohe, kui sa haarad mingi elektrilise tolmuimeja või mopi järgi, siis nagu... Või kas või sa oled köögis ja vaaritad seal midagi seksikalt kuidagi. Sa ei pea olema paljas, kui sa oled köögis, aga sul võib olla mingi mehe vana T-särk seljas või tema lemmikbluus näiteks. No mis ei ole väga pikk. Jah. Ja kõik need asjad, me teame, see on klassika, seda on ju miljoneid korda kirjutatud, filmides nähtud, räägitud, aga tavaelus, kuidas me välja näeme kodus? Kaltsakad, täiesti mõttetu. Et ma ei alahindaks seda kunagi, et sa kodus lased ennast nagu käest ära või lõdvaks. Mõni võib nüüd praegu mõelda ja ütleb, no kuule, Anu, mida sa plärad, et no ei saa olla, see ei ole normaalne. Ma pean seal lapsi kanseldama, on ju seal mingi pesu pesema, panema, võib-olla on vaja triikida, võib-olla on teist, kolmandat. Ma ei ole märganud, et naised peaksid pesumasinasse pesu panema. Seal ei ole vahet sool. Pesumasinal ei ole kirjas no woman. No aga tavaliselt see nii juhtub. No kui see on kõige õudsem töö üldse kodus, minu meelest on nõudepesumasinast asjade väljavõtmine on kõige tüütum asi üldse maailmas. Sinna panna ma neid suudan, aga välja võtta ma ei viitsi. No, kuule, ütleme selle mopinduse isegi, kui pärast nagu läheks väga nagu kirglikuks seksiks, ma jätaks ka vahele kogu see koristamine ausalt öeldes. Aga vahel meeldib, see on tore tegelikult. See on selline, kui sa seda seksikalt teed, siis see on väga äge. Ma mõtlen selle üle, ma järgmine kord panen sellise prantsuse stiilis põllekese ja siis ma hakkan sellega koristama. Ei, ole lihtsalt ilusasti riides, ma jälestan seda mõtet, mis on Eesti klassika, mida inimesed teevad, kui riided vanaks jäävad. Okei, täna viiakse võib-olla humanasse või taaskasutusse. Nad viivad suvilasse ja hakkavad seal, ma ei tea, mida tegema nendega. Nad viivad suvilasse oma vana mööbli või mingid vanad vidinad või vanad riided ja mõtlevad, siis kui ma seal peenarde vahel olen, siis on hea tõmmata ülned, on ju. Ei, mitte mingil juhul. Ma vihkan, ma hakkan karjuma, kui ma näen, et kui mu ema ka vahel ütles
kes nüüd enam ei julge seda öelda, on ju, et kuule, et näed, et ma ei kanna neid asju enam ammu juba, et noh, et viime maale nagu. Ma hoian 2 käega peast kinni, mõtlesin, mis mõttes, see on ainuke, kui ma lähen sinna puhkama, okei, ma teen seal tööd ka, me lihtsalt ei puhka, aga see ongi minu puhkus, see töö tegemine seal. Et ma ei taha kole välja näha, ma ei taha. No, number 1 vanasti mul käis hästi palju sõpru või külalisi on ja ma tahtsin, et ma igal hetkel, kui nad mu väravast sisse astuvad, et ma olen nagu apetiitne. Sest see on nii hea tunne, sest see võtab nii mõnelgi ka karbi lahti, ütleb, mis mõttes. Sul on nii ilusad roosidega mingisugused kindad käes ja sul ongi punased nahkpüksid jalas nagu keset päeva lihtsalt seal nagu muuseas lõigud õunapuid ja oledki nagu kihvtilt riides. See on nagu nii äge, ma tahan, et mul on ilusad kummikud seal jalas, mitte mingid vanad katkised viimaseid näguripäevi näevad jalanõud on ju. Et ma tahan olla seal ka nagu see, et kas või iseenda jaoks, et noh, see on ilus. No, ma olen kogu aeg öelnud, elu tuleb tähistada. Viige need vanad asjad ära. Minu meelest see on isegi rõve, kui neid tassitakse nagu ühte kohta või siin vahepeal jagati ukrainlastele on ju oma vanu asju. No okei, kõik ei olnud võib-olla lagunenud, aga osa olid küll. Et see ei ole austus ka selle inimese vastu. Ma pigem annan oma mingitele inimestele, kes on natukene võib-olla kehvemas seisus. Ma tean neid, nad on erinevates kohtades on ju, ma tunnen neid. Ma ei vii neile oma neid kaltse, mida mina ei ole nõus enam selga panna, kas nad on räbaldunud või nad on katki kuskilt või nad on ära pestud või ära pleekinud. Ma ei vii, vabandust, aga ma päriselt ka viskan nad ära. See ei ole õiglane. Ma annan neile need riided, mis on väga toredad, aga no, ma olen nad nagu selles mõttes ära kandnud, et ma olen tüdinenud nendest, ma ei viitsi neid enam, nad on oma aja ära elanud. Mõnel riidel on halb mälestus, lihtsalt olid mingi inimesega, ei halb pidu oli tõesti, see ei marjanda mind üldse, sest halba pidu ma ei mäleta lihtsalt. Aga lihtsalt mingi inimesega, no keegi ostis mulle need selle kalli kostüümi näiteks. Nüüd me ei ole enam koos, on ju. No mis ma panen enam seda selga? Ma meenutan seda inimest, on ju. Et ma annan ka sellised asjad ära, mis on täiesti nagu sul on absoluutne inimeste riiete mälu. Sa suudad meeles pidada, mida keegi kusagil on kandnud, olen ma tähele pannud. Jaa, see tuli kodukäijate saates, sest ma nii hoolega jälgin seda alati, mis inimesel seljas on. See on minu jaoks oluline. Et minu meelest, see on nagu, mis asi on esimene asi, kui inimene astub uksest sisse? Mida sa näed? Kas sa näed, mis värvi ta silmad on või millist huulepulka ta kasutab või kas tal on juuksed täna pestud või pisida need eile? Sa näed seda, milline ma vaatan sa tuleksid praegu mulle vastu, istuksime kohvikus maha, saame kokku, ma vaatan, vau, issand, kui äge kleit, see värv sobib sulle. Sa annad mulle kohe selle impulsi nagu, et sa oled natuke vaeva näinud, sa austad iseennast, sa oled minuga kokku saamisele tulnud ja sa oled ka vaeva näinud. Järgmisena ma vaatangi, et sa oled meiki ka pannud, nii armas, tore, minu pärast või tõesti. Ma olen ka upliftid natukene. Issand, kui ilusad kõrvarõngad sul on. Oi, kus sa need said? Mulle meeldib ka komplimente jagada, aga mulle meeldib siis, kui mulle tõesti see asi meeldib. Et see on ülioluline, et ärge alahinnake, ärge öelge mulle, et ma pean ostma koledaid asju. Koledaid asju, just täpselt. Aga see on nagu imelik, et kui eriti praegusel ajal, kus on just soojaks läinud ja inimesed on veel 2 maailma vahel, et osad on talvejopedes ja osad on lühikestes miniseelikutes ja siis sa mõtled, et see on kuidagi nagu hirmu äratav, kui nad sulavad välja nende talvejopede seest ja panevad esimesed ettejuhtavad suvalised riided selga ja see tundub alati nagu õudust äratav mõnes mõttes ja siis ma mõtlengi, et huvitav, kuidas meil on juhtunud see, et meie naistel on hästi nagu vahele jäänud mingisugune daam olemise periood, et me oleme kuidagi astunud sellest nõukogudeaegsest naiselikust, kus kõik tippisid ka vanalinnas kõrgetel kontserdel ringi nagu sujuvalt sellesse tohutusse mugavusse, sellisesse soomelikku mugavusse, ameerikalikku, mida sa tood välja ja mingisugune selline
ilus olemise faas on nagu tohutult sattunud põlu alla, et isegi kui sa vaatad nagu võib-olla teismelisi, siis sa paljudel juhtudel isegi ei saa aru, mis soost nad on, sest nad on nagu erakordselt XL riietesse maskeeritud. See on moes praegu. Ja ma saan aru, et see on moes, jah, aga et noh, see ongi nagu hästi nagu veider, et pigem on nagu oht olla nagu õuvedrest kui underdressed. Kui underdressed, okei. Ma ei saa sellest mõttekäigust selles mõttes aru, et kui mina vaatan täna noori ja mulle eriti meeldivad, kuidas noored venelased muuseas, nad on eriti trenditeadlikud. Millegipärast nad on mulle silma jäänud viimasel ajal. Mulle meeldib see stiil, sellepärast, et mis siis, sul ei pea kogu aeg meie Tallinna tänavatele halloo ja et see Kõlvart minema sai. Issand, mina rääkisin sellest kuskilt Kõlvart kao minema, et see on nii õudne, mis sa meie Tallinnaga teinud on ja läinud oli järgmine nädal. No, mis nüüd Ossinovski teeb, paneb trammirööpad igale poole. No, mis ta enam teha saab? Ta peab selle tehtu jama ära lõpetama, kuidagi ära lõpetama nii-öelda. Aga see selleks, et siin Tallinna linnas ei ole võimalik konsakingaga ju enam käia, siin ongi tossu linn, ma käin ise ka päeval tossudega, aga need tossud sa võid ka hankida ikkagi sellised giftid, sa ei pea hankima, mida kõik ostavad. Võta, leia see oma stail, ma panen ka dressid, mul on ka väga giftid dressid, aga ma ei osta ilmtingimata Adi või Nike dressi, mida võib-olla seal enamus kannavad või mingid. Oota, aga mis need noored venelased siis sellist kannavad? Nad kannavad nii ägedalt, meil on saateaeg läbi juba, me ei jõua jälle kuhugi, mitte ühtegi küsimust ei jõudnud ka vastata, aga noored venelased, ma vaatasin, et nad nii lahedalt, vaata, ma just võrdlesin, mingis kontekstis mul lihtsalt tuli see ette, et panin nagu Eesti noored ja siis vene noored kõrvuti vaatasin, issand, Eesti noor paneb mingi nabapluusi, on ju talvel ka, on ju, nad panevad seda nabapluusi ja siis need oversize mingisugused teksad, okei, sul peab kõht paljas olema, kõik värgid ja siis nagu see imeväike mingisugune, aga väga puhvis nagu mingi jope või jakk või mingi asi ja kuidagi ei olnud, aga siis ma vaatasin seal kõrval seda vene noort, tal oli ka täpselt kõik oli sama, tal oli ka nabapluus, tal olid sellised oversize püksid, aga tal oli jube äge pikk mantel selle peal nagu ja see oli hoopis teine tera kohe. See ei olnud vulgaarne, see ei olnud nagu imelik või creepy, aga see oli nagu nii selline, see oli nii tasty kuidagi, et ta oli paljas, aga samas oli nagu kinni ka. Ehk siis ta sai selle pika jaki sooja sellise tõmmata nagu endale hästi mõnusalt ümber ja ta oli nagu soojas, aga samal ajal, kui ta nagu astus sinna siseruumidest, ta lasi selle maa ja ta oli nagu seksikalt nagu cool, et seal olid sellised võnked nagu, et see maitse, ma ehmatasin ära, et nende vene noortel oli, seal oli ka muid asju, ma vaatasin noormehi ka selle pilguga, ma vaatasin, oh my god, et päris hea, et kus iganes, mis saite ja asju nad jälgivad, eks ole, sotsiaalmeedias, aga see tunnetus oli ja nad ei olnud nii üle tuunitud. Vaat seda ma tahtsin öelda, üle tuunitud just nimelt. Ma nägin Eesti noorte seas seda rohkem kui vene noorte seas. Ehk siis less is more sometimes, it's true. Kuule, me peame ära lõpetama, aga me ei ole üldse rääkinud oma kingitustest. No aga me oleme rääkinud kingitustest. Ei ole, ma rääkisin õlist. Rääkima vitamiinidest, et need on just leitud Lamberti vitamiinid, näiteks üks oli silika, mis aitab küüntele ja hammastele, mis on just naistele mõeldud vitamiinid ja teised on Q10 ensüüm, mis on mõeldud siis mitte väga noortele inimestele. Just, mis aitab ealiste iseärasustega hakkama saada. Nii, ja siis siit tulevad kingikotid. Ja lähevad kindlasti meie siis, kes te saadate meile küsimusi või lihtsalt tähelepanekuid või teemasid, millest te tahaksite selles saates kuulata. Skandaalne Delfi. Ma unustan kogu aeg öelda selle kirjad, saatke muidugi skandaalne@delfi.ee. Ja kõik auhinnad loositakse välja Germain Cappuccini ja need on just C-vitamiini seerumid ja kreemid ja kõik see, mida kevadel nahk endale igatseb ja samamoodi ka. Sa unustasid selle imelise joogi, millest ma olen suures vaimustuses. See jook. Jaa, otse loomulikult see on fermenteeritud ja piimhappe bakteritega suhkruvaba jook, mis aitab ilmselt kogu keha sellise liikluse panna hästi ja kergesti tööle. Ja see on midagi sellist, mida Anu on nõus ka nagu šampanja kõrvale ja
asemel jooma fermenteeritud, see on moodne sõna. Ja piimhappebakter ka otse loomulikult. Piimhappebakter on ülioluline, ärge üldse alahinnake seda, et ma olen mitu purki siin juba täna šampanja kõrvale seda hankinud, pluss tassikoogid, kus ei ole suhkrut, aga kõike muud head, šokolaadi ja maasikaid. Ja siin on kinkekaart 50 eurole saab tassikooke ja tuleb meelde jätta see, milliseid soovitusi Anu täna jagas, milleks osta 4 tassikooki, mitu auku on kehal ja kuidas neid saaks veel kasutada nii, et oleks korraga šampanja, šokolaad ja vahukoor. Ja maasikas. Nurr. Yeah, she's a supergirl. Hea tüdruk. Supergirls don't cry.